Sit ready. Attention. Ja probleemivabalt on siingi start käima läinud ja vaatamegi kohe ja keda me näeme. No muidugi Aren Ansper on see mees, kes on kõige teravamalt startinud ja mulluse võitjana on tal mõnevõrra kindlasti ka pinget peal, et oma võitu kaista, sest et Ain Altermann, kes eelmisel aastal kaotas võitjale vaid 70-ndikuga, on väga tõsine ohustaja ja kindlasti Altermann ei soovi seda enam nii jätta, et pigem ikkagi on huvi need poodiumikohad vahetada. Karl Kupits on teinud tugeva avaosa ja on seal hetkel 3.-4. kohas kinni ning kindlasti märgime ära ka Erki Leppa tugeva alguse masinal 12 ja on siis nemad võitjale liidrile Aren Ansperile kaotamas seal praegu hetkel 13-14 meetrit, kui Aren Ansper tundub, et on tempot suutnud tõsta võrreldes 3., 4., 5. koha ja ülejäänutega, aga Ain Altermanniga see vahe püsib ja siit on tulemas väga tihe ja tugev võistlus. 400 meetrit on kõigest sõutud ja raske ligi 600 meetrit veel ees, kui endiselt on juhtimas Aren Ansper. Väga napilt on jäänud tema taha sinna Ain Altermann ja vahe, kus juures hakkab kohe ka nüüd me näeme kahanema, sest et juba ollakse võrdses seisus, juba on paadininad, virtuaalsete paatide ninad täiesti seal tasa, võib lausa joonlaua sinna peale panna ja vaadata, et nii see on. Ja tõesti, kui mehed sellise tempoga suudaksid siit nüüd lõpuni sõita, see 500 meetri keskmine aeg hetkel 1.27 sinna kanti, siis võib juhtuda, et puruneb muuseas ka Timo Schuberti 2008. aasta vabaklassi alfa rekord, mis toon oli 2.55,4, nii et siin on kõik võimalik. Siin on kõik tõesti võimalik ja hetkel me näemegi, et Ain Altermannil on nüüd väga tõsised kavatsused mitte enam võita, vaid kas minna ka võistluste rekordi peale. No kui publik nüüd aitab omalt poolt natukene kaasa elada, siis on see täiesti võimalik ja kui Ain omalt poolt suudab hoida seda tempot, mis tal praegu on, siis on võistluste rekord ka sündimas. Veel kord ütlen üle, et see kuulub aastast 2008 Timo Schubertile, mis on 2.55,4 ja jäänud on natukene üle 100 meetri. Ain Altermanni edu on kasvanud 7-meetrine Aren Ansperi ees. Mullune võitja Ansper on nüüd teine ja see on hea näide sellest, kuidas sportlik, heas mõttes vimm maksab siin ja Ain pöörab eelmise aasta napi kaotuse suureks eduks aastal 2016 ja alfavõistluse uus rekord 2.54,8, see kuulub Ain Altermannile ja ligi sekundiga purustab ta eelmise rekordi, mis oli Timo Schuberti päralt. Õnnitleme ka teist kohta Aren Ansperit 2.56 puhul ning 3. koha võtab siit juba üle 3-minutilise ajaga 3.03,6 Andrei Kanev, nii et kolmik on poodiumi kolmik teada, veel mõned võistlejad on ka rajal. Valdo Jahilo, tuntud anekdoodimeister muuseas, kui nüüd nimega ei ole, aga tõenäoliselt tema ise on siin ja tundub, et jättis endast rajale päris palju, aga on samas nii lõbus, et võiks ka võib-olla veel mõne sportliku anekdoodi rääkida. Ei tea, pärast vaatame, äkki saame kaubale. Nii, aga taaskord üks sõit, mis päädis siin rekordiga, läbi aegade alfa rekordiga ja kujunes väga põnevaks.